laulurahvas, oleme täna jälle siin Vaata nööki saates ja plirts-plärts, käes on märts, veebruar on läinud nagu kevadine lumi. Aga mis meil seal näppude vahel jäi? Ajab kõhima. No ega siis ei olnud väga viljakas kuu, olid jätkus elektriseiklus, kõik oli ilus, inimesed harjusid juba ära ja siis läks veel valusamaks, nii et selles mõttes nii nagu ikka, aga on ka helgeid hetki kogu selle mure ja viletsuse kõrval. Meil on peaminister, eks ole, ja nimi on tal Michal. Ja temal on olnud raske elu, sest tema ei ole saanud nii palju auhindu nagu eelmine peaminister Kallas. Ja ta on olnud selles mõttes kuival, aga nüüd jää murdus ja Michalile anti kõrge auraha. Ja mille eest ei ole täpselt teada. Ilmselt selle eest, et ta on olemas ja ta on tore. Olümpiamedali siis või? No see ei olnud päris olümpiamedal, aga see oli nagu, ütleme nagu, no siuke rajooni meistrivõistluste nagu teine koht. Ühesõnaga see asi oligi segane, miks ja kuidas, sest Ukraina asjad ei ole läbipaistvad. Seal on väga palju korruptiivset sellist, ütleme, sahkermahkerit ja mingi sahkermahkeri tulemusel anti siis Michalile orden. Ja mitte tavaline orden, vaid Jaroslav Targa orden. Jaroslav Tark, muistne Kiievi Venemaa kuidas see öelda, president ja vägede ülemjuhataja, väga kuulus inimene seal kandis ja mitte ainult seal. Kas ta on ka Eestis kuulus? No peaks olema ikka, meile targad inimesed ikka meeldivad. Meile targad inimesed meeldivad, eriti kui nad korraldavad siia röövretki ja vallutavad Lõuna-Eesti maakondi. Et selline asi juhtus, et see sama Jaroslav Tark oli edukas militarist, korraldas sõjakäigu Eestisse ja sõjakäik läks hästi. Tapeti ära tuhandeid siis sakalasi ja ugalasi ja paljud viidi orjadeks Kiievisse. Võib-olla müüdi sealt veel edasi Araabia maadesse, me ei tea, kuidas see orjäri seal täpselt käis. Igal juhul oli selline masendav juhtum, et siis isegi lehes kirjutati, et nüüd on küll hull lugu lahti, et meie peaministrile anti Eesti vallutaja orden. Aga ütleme, et ega see valuta ei olnud nii hirmus paha inimene, sellepärast, et ta ehitas Tartusse, pani Tartule hea nime Jurjev, enda nime järgi, ja ehitas sinna kivistonni. Enne oli seal puustonn. Nii et selles mõttes isegi ei, nagu elustandard, nagu need, kes orjaks viidi ära tapeti, neil oli halb. Aga need, kes seal Toomemäel siis jalutasid, vaatasid, ohoo, selline lahe kivistonn, pole enne näinud. Need oli innovatsiooni oli oma jagu. Innovatsiooni aga meil on olnud neid vallutajaid ju rohkem kui see üks, et kas need ordeneid siis mahuks veel? No Ivan Julma orden võiks olla. Stalini elutööpreemia. Et siin oleks valikud küll, et alased, poolakad, kõik, kes käisid. Kõik, kes siin vallutanud on. Ma ei tea, kõiki nimesid ei tohi öeldagi enam. Ei, kus sa sellega, aga ordini võib ikka vastu võtta. Et selline lugu siis, et Michal sai nagu sellisest, ütleme, mõõnast üle. Ja ütleme, kui nüüd jää on murtud ja esimene orden on tulnud, küll tuleb veel. Kindlasti antakse. Nojah, ega jäätee on juba siis nagu öeldakse minevik. No jah, seda küll. Aga võtame siis nagu sellised, et see nüüd puudutab eliiti ja mitte igal ühel ordenid iga päev ei anta, aga vahepeal toimus väga, väga oluline selline üldrahvalik üritus nagu tõrviku rongkäik Eesti Vabariigi sünnipäeval. Ja nagu ikka inimesed tõrvikutega, Eesti lippudega, eks ole, seal kõik peetakse kõnesid ja lapsed, pered, noored, vanad, kõik nagu viisakas, aga päris viisakas siiski ei olnud. Sellepärast, et seal oli mingi seltskond siis, kellele ei meeldinud Eesti Vabariik või ei meeldinud sünnipäev. Aga pigem ei meeldinud Eesti Vabariik. Sest nad sünnipäeva vastu meelt ei avaldanud. Neile ei meeldinud valged inimesed, neile ei meeldinud eestlased. Mina mäletan, et seal kõlas sellised hüüdlaused, et tee mingi üldse Eestist ära. See tähendab eestlased mingu siis Eestist ära. Ja see kõlas natuke imelikult, sest seda ei olnud nagu seal ei olnud ainult eestlased. Aga seal olid kirjas, et naši või olid naatsi või naši? Vist olid naši, sellepärast, et seal olid mingid värvilised lipud olid neil käes, roosad, piisak. Lasnamäe või minust olid seal Lasnamäe mingisugused kväärisikud. Pitsamadega olid mõned
klounimaskidega ja. No ja ühel oli keel pikalt suust väljas. Ja see oli pildiga teinud veel endast või lastud teha ja pannud. See oli väga, väga kole oli see kõik. Jube kole. Aga mis sa tahtsid, ei tea? No nad tahtsid, et eestlased läks Eestist ära ja siis see kamp, kes seal mäe peal on, jääks Eestisse. Aga mis nad, ja nad karjusid hirmsasti. Valus oli. Ja sõimasid, ma sain aru, solvasid inimesi. Ja neid oli küllalt mitu tükki. Jah, et seda pandigi tähele, et neid oli rohkem kui mullu. Et tavaliselt on seal mingi 10-20 krantsi ja nüüd oli 50 umbes. Et võib-olla on siis nüüd tõmmatud käima mingi kultuurisõja järjekordne etapp. Kultuurisõja järgmine aga ma ei tea, mis arvad, kuidas see kultuurisõda nüüd edasi läheb? No istuvad seal mäe ääre peal 50 tüüpi, ütlevad eestlased Eestist välja, edasi, mis saab edasi? Ja kus edasi ei ole muud kui põhja. Seal on kohe, võib-olla järgmisena võetakse juba kellegile, tehakse kaelakooku, kaelakiiget, võib-olla juba sutsatakse loaga. Me teame maailmast on asju, kus asi läheb füüsiliseks. Üldiselt vasakpoolsed on tuntud terroristid. Ja nad ei ole tavalised huligaanid. Neid kuskilt ju ülevalt poolt õhutatakse. No see üleval pool on väga mitmelt poolt. Ma saan aru, et seal korraldajate hulgas oli mingisugune transvestiitide filmiühing, kes majandab ühe sellise veidrikust, ma ei tea, kas ta on transseksualist või transseksuaal, ma ei tea, mingi selline nagu naiseks hakanud mees, kes teeb mingisuguseid selliseid B-kategooria filme. Ma olen nagu katkendit võrgus näinud, kaulis jube oli. Et see on nagu siis see firma, üks nendest firmadest, kes siis majandab neid transseksuaali filme. Ja seal mingite kontaktisikute hulgas oli siis mingisugune vene rahvusest ka mingi hämara seksuaalse taustaga isik. Et seal pildi järgi siis oli näha, seal oli neegreid, seal oli sellised muid tumedaid, võib-olla hindusid, võib-olla Pakistanist, kes seal veel olid, siis ütleme. Bollywoodist võib-olla siis. Võimalik jah, siuke filmitööstuse jäägid võisid vabalt olla. Et minul mõjus küll hästi reipalt see, et neegrid, venelased ja homod ajavad eestlasi Eestist välja, et on selline ühisrinne. Vanasti oli Arnold Sai ja Koogan, seal olid antiplaad. Aga et nüüd on ühendatud siis ikkagi muid välismaalasi, erinevaid rasse sinna ja igasuguseid neid soo, mis iganes nad siis on. Nende sugu on nagu kuidagi ära läinud paigast. Fookus on hajunud. Soofiilia. Kuule, aga seal oli ju selline lugu, et nad ikkagi ju hüüdsid täiesti natsideks eestlasi, mis on täpselt samad jutupunktid, mida ju meil siin Kremli-meelsed on ju öelnud. Kas siis nad on siis nagu kuidagi seotud? No tundub nii, aga kindlalt on nad seotud Briti valitsusega, sest üks nendest mingi seksuaalasutustest oli saanud Briti raha. Ühendkuningriigi mingisuguseid mõjutustegevuseks mõeldud asju, mida siin ikka liigub. Ja ma saan aru, et ka Eesti riik oli siis transseksualiste nagu mahitanud. Et ajagu eestlased välja. No raha oli võib-olla seal mingi filmi mingisuguseks, ma ei tea, mis asi ta siis on. No niisugune seksuaalselt hämar film, midagi taolist. Aga seda see näitab, kuidas see kultuur on ka meil nagu läbi põimunud sellise stratkomi või ajupesu tegevusega. Aga panime ju tähele, mida meedia tegi siis. Ju seal oli siis ERR ütles, et oli kohal on sadu inimesi, mis vastab iseenesest tõele. Ja sellepärast, et kui on kohal tuhandeid, siis on ka sadu. Võib ka öelda, et 10 inimesi. No võib öelda, et seal oli 2-3 inimest. Siis tegelikult on ju ka õige, et neid inimesi oli seal. Need olid seal. 2-3 oli seal tuhandete hulgas. Delfi ütles 1000, tema nagu vaatas valesti siis. No ja Delfi ta liiga pani konkreetselt. Delfi ei konkureeri enam ERR-i, hakkab alla käima ja manduma, ei ole enam seda teravust. See ei ole enam vana hea Delfi. Tõde on ju selles, et 5000 tõrvikut jagati välja ja osad ju käisid ilma tõrvikuta, kellel oli endal kaasas, nii et eks see arvutusoskus on nagu ta on igale ühel antud, aga propagandaks sobib iga asi neile, et aga muidugi need klounid pandi ju suures plaanis pildile ka neid peresid ja lapsi, noori ja kõik, kes seal jalutasid Eesti sünnipäeval, neid nagu jäeti siis meedia suhtes nagu tahaplaanile. Ja väga oluline on ka teada, mulle nüüd meenus, nagu tuli meelde selline värvikas aspekt, et
nende, kuidas nüüd öelda pehmelt, nende transseksuaalidega ja kvääridega oli seal siis kunagi ka mingit ühisprojekti teinud rahvakirjanik Grigorjeva. Aha. Et selles mõttes selline... Kas tema sai ka Jurjevi preemia, ei? Ta sai kirjaniku palga minu meelest. Rääkis, et Eesti riik kavatseb ta tappa ja siis Eesti riik otsustas ta tappa kirjaniku palgaga. Loodan, et ta tõesti kõngeb, aga eks me näe. Kuidas see kirjaniku palk on normaalne või ega sellega ei sure? Keskmine palk sellega võib-olla ei sure. Aga ka ela? No küllap saab elada. Meil on ju välja arvutatud, et 500 euriga saab elada, et siis see on ikka rohkem, seal kindlasti saab elada. Konservid ja värgid, et siis... Jah, et selline lugu, Tõrviku rong käik ilus, aga kusjuures see kamp, siis see Karvane kamp, seal oli ju registreerinud oma meeleavalduse siis nagu selle rongkäigu vastu. Just. Kuidas üldse Eesti riik, kuidas politsei registreeris ära Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamise ürituse vastase ürituse. See on nagu põhiseadusliku korraga nagu natukene juba läheb vastuollu selline asi. No tavaliselt ei anta ju üldse ühe koha peale 2 meeleavalduse. No näed, aga jälle transseksuaalidele ja nöödi rahaga ja kuidagi, et tundub, et ikkagi sellist Eesti vastast tegevust mahitab ka Eesti valitsus. Aga kui nad järgmine kord lähevad sinna presidendi Estonia sinna talveaia akna taha vehkima, kas siis saavad loha? No, looda sa seda. Et meil on ju kultuurisõda käib praegu, on välja kuulutatud. Ilmselt see ongi siis nüüd see, kuidas need asjad hakkavad käima. Nii, aga lähme edasi, sellepärast, et Eestis on väga huvitavad arengud. Eesti on militaar sellise hüsteeria laineharjal. Ja üks meie militaarhüsteerikuid, Eerik-Niiles Kross, on teinud väga kaaluka avalduse. Ja avaldus oli umbes selline, et meil on püütud selgeks teha, et me ei ole nagu, ütleme, lennuväriik, et me ei saa hakkama, et see on liiga kallis ja kuidagi nii. Aga et tegelikult on teistmoodi. Et tegelikult tuleb osta hävitajaid ja minna kosmosesse. Et kaunis selline julge mõtteavaldus. Ja on huvitav, et kui keegi tuleb välja nagu sellise nagu uue ideega, et kas ta kuidagi põhjendab seda ideed, et kogu aeg oleme saanud aru, et mis meil nende lennukitega tegemist on, et ei oska ja ei saa ja siis lennuk oli ikkagi piloodid ja hooldusmeeskonnad, kõik väga palju spetsialiste. Ja nüüd on kuu peale minna? No nüüd on meil kosmonaute ka vaja, Zorro tuleb palgata. Zorrol oli probleem ühes telesarjas, et ta oli siuke nõukogude maal kosmonaudiks õppinud spetsialist Eesti Vabariik ei pakkunud talle tööd, ta oli töötu. Aga nüüd Zorrod on tulnud jälle on teie aeg. Kuulge, aga Reaganil oli ju see kosmoseprogramm ju siin külma sõja ajal. See oli ju suur bluff ja ei tulnud sellest midagi välja, kas nüüd siis on meil Eestil on ikka Reagan ja Ameerikat ei saa Eestiga üldse me ei saa võrrelda seda. Aga meil helikopteritki ei ole, mis me selle raketiga teeme, üks kuub läks sinna. Meil lähegi helikopterit vaja, milleks on helikopter? Ega helikopteriga kuu peale ei lenda ju. Sellega, see on sellised, miks saare peale sülti sellega ta isegi pehkurit ära kõrbest ju. Praegu enam ei jõua keegi bensiini osta varsti, ei ole seda vaja ka bensiini viia kuskile. Elekter on kallis, seda ka ei saa. Midagi ei saa, kosmosesse ikka kuidagi saab. Aga see on tore jah, et Eesti on nagu kosmoseriigiks saamas. Lennukid panevad ringi. Ma kunagi mäletan, kirjutati ajalehes, et Eesti õhuruumi mahub ainult 5 hävitajat korraga manööverdama. Et Eesti on väike riik ja need vajavad palju ruumi, et nad 11 alla ei sõidaks seal. Aga kuidas huvitav, eestlased on siis, kui venelased on kosmonaudid ja hiinlased on takonaudid ja ameeriklased on astronaudid, et kes meil on siis? Zorrod. Zorrod. Täheteadlased. Midagi me peame olema. See on see, et meil on jälle need kõik asjad välja mõtlemata. Ja poolikud lahendused. Ei ole nagu eesti keel nagu soomlastel, et iga asja kohta on oma puhelin. Meil on ikka telefon nagu kõigil teistel, et see on halvasti tehtud ja tuleb nüüd kosmonauti sõna kohe välja mõelda. Tuleb teha üldrahvalik küsitlus või ideekorje. No võt nüüd ei ole ka Toomas Hendrik Ilvest jälle, kes neid sõnausi. Jah, sõna asjandust, uudissõnu nagu üritas. Huvitav, kas tema sõnadest mõni käibele läks või? Läks, jah. Aga mis seal oli? Tuleb sulle meelde? Jaa, see oli see taristu. Taristu. Aga see võibki kosmonautide nimeks panna siis?
Eesti taristud lähevad kuu peale. Mis seal on? Taristu, jah. Mis sinna kanti peaks nagu midagi sinna poole panema. Aga võibolla mõni sõna Ilvesel ei läinud käibele. Sealt saaks võtta ja panna kosmonaudile nagu selle otsa. Kõige parem alati võtta ka unarsõnad kasutusse mingisugused, mida enam ei keegi mäleta. Nojah. Ja sa mäletad. Isegi mäleta. Rangiroom. Sellised, no mida elus enam vaja ei lähe. No, ei hobusega sõideta, rangiroomasid ei ole ka vaja. No, mida enam nagu ei kasutata. Punkmuusika näiteks. Nojah, või demokraatia ka nagu hakkab vaikselt minevikku jääma. Võikski nimetada demokraatideks. Demokraatia nagu enam ei ole, aga nimi on hea, ilus. Eesti saadab demokraadid kuu peale. See oleks hea pealkirju kirjutada. Et selles mõttes väga uhke ja me tõesti me oleme praegu tänulikud, et Erik Niiles meid nagu selle mõtte peale nagu suunas, et nüüd on eesti keeles olemas sõna kosmonaudi kohta, on demokraat. Väga ilus ja väga, väga hästi läheb. Nii, aga vähe sellest, Eesti on tegelikult ikkagi jõudsalt arenemas just sellise imperiaalse suurriigina. Meil saavad olema hävitajad, meil saab olema kosmoselaevastik ilmselt, ega kosmoses tanke ei ole, see on ikka laevad. Kosmoselaevad. Ja Margus Tsahkna on lubanud, et Eesti saab tuumarelva või vähemasti on öelnud, et meil ei ole midagi selle vastu, kui tuumarelv Eestisse tuleb. Ja kogu rahvas on tema selle tuumarelva mõtte poolt. See oli väga huvitav mõte. See väga hästi lendas. Tekitas küsimusi ja küsiti, et aga kelle käest nupp on? Nupp on ja kas kellegi käest on üldse küsitud, näiteks Riigikogu käest. Kõik oli tõus, aga küsitud ei olnud. Ei küsitud, aga tuli veel, et need käivad teistmoodi. Et see tuuma asja kellegi käest ei küsita, et see käib oma rada. Siis tekkis küsimus, aga võib-olla on see tuumarelv juba kohal, kui niikuinii kellegi käest küsima ei pea. Meil ju väga palju asju seadustatakse tagajärgi, nagu mingid nuhkimiskaamerad ja andmebaasid ja mingid asjad, need on olemas, seadust ei ole, tähendab on ebaseaduslikud ehk kuritegelikud, aga siis järsku hakatakse neid seadustama ja seadustatakse ära. Võib-olla on see praegu toimub tuumapommi seadustamise protsess, mis arvad? No minul läks mõte hoopis selle peale, et ma nüüd praegu, kui sa seda kõike räägid, et ma kardan vaadata, kui inimesed kõnnivad kohvriga, et milline see tuumakohver nüüd on. Et kas me peaksime olema tähelepanelikud rongides tänaval? Jaa, sest tuumakohvred on ju selline tehnoloogia on olemas. Just. Aga mina mäletan ühte intervjuud, see oli mingi kindral. Kas ta oli venelane või ukrainlane ja tema majandas siis Ukraina seda tuumapommide lõpetamise asja seal. No tuli ära võtta tuumapommid ja tema tegi seda ja see oli kuskil Ameerikas, ta endis intervjuu, ma ei tea, kas ta oli ära karanud või kuidagi avameelitses seal ja tuli välja, ma ei mäleta enam täpselt, mitu sada tuumapommi oli kadunud. No ütleme 200-300. Need olid Eestis võib-olla. No keegi ei tea, kus nad on. Osa arvati, et müüdi Iraanile või sahkerdati, et osa, ma ei tea, kuskile veel. Oli seal erinevaid hüpoteese ja tõestusi ei olnud. Ja ega ei olnud ka muidugi tõestust, et seal 300 pommi on kadunud, aga ta selgitas veel sinna juurde, see oli päris huvitav, et venelastel oli välja mõeldud selline, mitte kohver, eks ole, kohver on suur asi, kui see kohvrit viitsi keegi nagu vedada seljas, aga et sellised, ma ei tea, kas mingi golfipalli suurused või mingi sellise väikese spordividina, no tennisepallist minu meelest olid väiksem, siuke pisike tuumamomm, ma ei tea, kui kõva pauku selline võib teha. Pesapalli suurune siis? Pigem pesapalli suurune, siuke väike. Oi, see teeb asja palju keerulisemaks seda ära tunda. Seal keegi, eks ole, käib, vaata, mis tal taskus on, vaata, tasku punnitab natuke või ei, kas seal on tuumapomm. Tuleb trammis vastu sind, okei, mis see oli? Sel tüübil on midagi taskus, vaata, näed, seal on midagi on taskus. Tuumanupp. Kus see tuumanupp siis veel sellisel väiksel pommil on, ma ei tea. No ja, äkki nupp on teises taskus. Et ühesõnaga see tuumavärk on nagu selline, et selles mõttes realistlik, kui mustal turul liigub 100 tuumapomme või vähemalt liikus. Ja kes need kõik ei ole ära pommitatud. Kõik ilmselt ei ole halvaks ka läinud. Et võib-olla neid müüakse edasi. Ja Eesti, raha on siin ju palju, me saame igast asja teha. Raha on sitaks. Ja, et ongi endale mustalt turult. Aga mis ta sellest siis rääkima pidi? Oleks hoida vaikselt saladuses? Muidu küsitakse, kust tuli. NATO värk. Me ei tohi rääkida, kus see NATO värk tuleb. Need käivad seal, NATO asjad käivad niimoodi, et keegi ei tea. Võib-olla luuaksegi sellist legendi, et kui tuumapommiga lõpuks nagu hakatakse paugutama, siis keegi imes, need on meil NATO asjad, need ei tea, kust need tulid siia, aga nüüd nad on siin.
Ei vägev, meil on siis tuumapomm, kosmoselaevad ja Jurjevi preemia. Ja 5 hävitajat, sest rohkem ei mahus. Ja kosmoselaeva muuseum mahub Eestisse rohkem, sest need Eesti õhuruumis ja majanda, nad lähevad üles. Otse, ja siis tuleb üksteise kohale. Ja seal võib olla tuhandeid Eesti. Tanki see pane üksteise otsa. Aga neid kosmoselaevu pane sinna 1000 tükki. Ja mõtle, kui lahe seal kosmoses on siis. All käib mingi sõda, sina seal üleval võtad väikselt õlut, vaatad, ikka veel pommitavad, ei saa alla minna. Nii ta on, jah. Jah, sellised arengud, mis muidugi jätavad Eestist väga hea mulje, arenenud, selline tõeline, tõesti selline, võtab kätte ja surub põlvili ja mitte ainult, eks ole, Venemaa, vaid üldse kõik. Rivistage üles, me hakkame neid põlvili suruma, kes on esimene. Juba hiinlased ja kõik, kes hiinlased igal juhul. Aga meil oligi natukene varem niipidi põgusalt juttu väärtuskonfliktist. Eks ole, et kus olid need keel suust väljas isikud, igasugused transseksuaalid mäe peal ja eestlased läksid tõrvikutega ja said sõimat, et mis te vahite siin natsid mingi Eestist ära. Aga et see on täiesti ametlik Eesti poliitika, sest see sama peaminister, kes sai Eesti vallutaja ordeni, Vabra saigi selle eest, et ta nagu seda Eestit siin ka omamoodi lammutab. Et mis muu ordenit sa ikka talle annad? No peaks küsima välja selle sertifikaadi, mis sinna kirjutatud on, mis see põhjus oli. Eesti vallutamise. Eesti vallutamise eest. Aga ega see kirjutajad, paber kannatab kõike, sinna võib kirjutada demokraatia ja sõnavabaduse eest, aga tegelikult, et tead, me anname sulle ikka, sa oled nii hästi lammutanud, et me anname sulle selle. Ei demokraatia on nüüd kosmoses juba, ainult sõnavabadus on jäänud veel. Ja võibolla tuumarelvaga ähvardades, eks ole, Ukrainale tuumarelva ei ole, meil võibolla on, sealt pressib igasuguseid auhindu välja. Ühesõnaga, Michal on jah nagu pidanud kõne, ilmselt vabariigi aastapäeva kõne, aga ta muidu väga usin neid kõnesid pidama ei ole. Ma arvan, kui ta tahaks, ta võiks iga päev kõne pidada. Milleks? Aga korra aastas võib nagu kõne pidada. Ja siis rääkis väärtuskonfliktide, et on terav aeg. Väärtuskonfliktide teravnemise aeg. Aga huvitav. Huvitav on ka see, et ta Facebookis või seal sotsiaalmeedias oli oma kõne kommenteerimise ära keelanud, et millest see kõneleb see väike ilmselt, kõik. Tal hakkas piinlik, et nii palju selliseid ülistavaid kommentaare tuli, milline geniaalne mõttekäik, täiesti vaimustav, milline haare, milline poliitiline kõrgpilotaaž, ütleme, et leienid ja sellised nagu prügikalad ei saa lähedale ja ma arvan, tõesti selline ülistamine võib, igal ühel on veidi väga inimlik, keegi ei soovi, kui liiga palju kiidetakse. Normaalselt väga hea kõne või superkõne või, aga niimoodi ülevoolavalt tugelikult lipitseda. Oleks siis mõnigi öelnud halvasti või midagi? Ei, kuule, inimene räägib kultuurisõjast või väärtuskonfliktist, see on ju siuke väärt kraam. Ei, tagant järgi ma ütlen, ma oleks ise ka keeranud seal kommentaari kinni, sest mõtle ise, kui keegi hakkab sind kiitma, ülistama, et sa oled lahe. No see ei ole harjunud ka selle asjaga nagu. Midagi on valesti. Ta võib-olla pole harjunud siis. Kõhe. Iga päev just ei kiideta ja nüüd eks ole hommikust õhtuni käib mingisugune ovatsioonid ja oodid. No ei sobi, ma ei ole harjunud ja ma ei taha. Pole vaja. Sõimake mind. Sõimake midagi. Ta oleks pidanud tulema tõrvikuga sinna jalutama. Oleks saanud sõimu. Muidugi võiks sõimata, kui vaba aeg oleks, et oleks põhjust. Ja nii see asi on. Aga vahepeal võiks võtta sellise teema, mis ta on nüüd päris nagu ei alanud nagu eelmisel kuul, aga eelmisel kuul sai väga hästi sisse oli Epsteini need igasugused paberid, mida avaldati. Seal meilid ja asjad, mingi 3 miljonit sellist ühikut nagu paberitükki või siis paberipakki, seal on erinevad ja igasuguseid pilte asju juurde, aga siis huvitavaid asju ei olnud. Aga nüüd on hakanud huvitavaid asju juhtuma, et näiteks Hillary Clinton kuulati üle. Mitte politseis ega kohtu mingis asjas, või see on esindajate koda, seal on Ameerikas on kõik nii sassis, seal on neid parlamente mitu tükki ja keegi ei saa aru, mis on kongress, mis on senat, eks ole, milleks nad üldse nii palju, aga ühesõnaga nii neil on. Ja las nad siis toimetavad ja võt seal siis esindajate kojas kuulati üle, et näed, sul on siin siuke, oled seal paberites sees ja nii ja naa ja siin on siuke niimoodi kirjas. No kuidas see siis oli? Mis arvad, mis ütles Hillary selle peale? Ma ei ära minu käest küsi, ma arvan, et kas see ütles pöörduge Levinski poole või midagi? Ei mäleta.
mäleta midagi, mitte midagi ei mäleta. Vana inimene, kust ta mäletab. Siis tal küll püüti meelde tuletada, et näed, see Epsteini onu kirjutas sulle 20 000 tšeki. No see on raha asi, päris suur summa ikkagi, et noh, mäletad. No üldse ei mäleta, tõesti ei löö mäleta. Aga teil oli fond, te pidasite koos seal mingit niinimetatud hea tegevusfondi. Meie va? Ei mäleta, sellist asja ei mäleta. Ja nii see käis ja sealt muidugi vandenõuteoreetikud siis eriti nagu lõikasid välja ja levitasid ühte juppi, kus siis küsiti, et noh, aga kuidas selle videoga on, mis seal keegi, ma ei tea, kes see Viiner on, ühesõnaga Viineri nimelisel isikul oli laptop ja seal oli üks fail, mille, või noh, keegi ei ole näinud seda faili, sellest räägitakse. Et nagu siuke elupäästmisfail, no videofail. Kuidas sellega siis on? Siis nagu tekkis elevus. Siis Hillari läks nagu natuke endast välja, vehkis seal kätte jalgadega. Aga siis ta enam lihtsalt mitte ei mäletanud, vaid sa mäletas täpselt, et midagi sellist ei ole ja ei saagi olla. See on üldse mingi siku jutt ja vandenõuteooria. Ühesõnaga jutt on siis selles, et selle Viineri jutu mõte oli selles, et see Viineri laptopis on siis mingi video, kus Hillari koos teise grantsiga piinab lapsi. On mingisugune eriline jõhkrus. Aga meil võiks öelda, et lapsed või? Ühtegi last ei mäleta. Rahulikult, aga ei ta nagu ei suutnud rahulikuks jääda. Et see tekitaski küsimusi ja kahtlusi ja kõhklusi. Ja samas muidugi Bill Clinton kuulati ka üle. Samamoodi need olid siis kinnised ülekuulamised, toimusid nende enda kodus, mina ei tea, kas siis videolingiga või kuidas. Rahvast sinna juurde ei lastud, aga pärast need videod siis avalikustati. Aga Clinton oli nagu, vana Clinton oli täielik kivinägu, ta nagu millega, ei mäleta. Ei no üldse ei mäleta. Aga jah, see saaga jätkub, ega seal tuleb veel. No jah, aga see ongi nüüd nagu naljakas, et dokument on ju väljas väidetavalt see mingi murdosa, no võib-olla mõni protsent. Praegu täpselt ei mäleta. Seal üks luurajatest, kes seda esitles seda avaldatud 3 miljonit. Siin ei ole, pooli asju siin ei ole. Ja selles mõttes, et mõrvavideosid ja neid ei ole. Ja vägistamisi ja üldse vähe asju, et tegelikult on neid palju rohkem. Muidugi vahepeal tuli ka uudis, et sealt on üldse mingisugune 10 terabaiti materjali kuidagi luurest ära kadunud. Mingid häkkerid on ära viinud endale koju. Vaatavad selle naeravad või mis nad siis teevad, ei tea. Igal juhul, tõenäoliselt ikkagi seda materjali on rohkem. Aga seal on üks nüanss, et kui sa seal nagu esindajate kojas oled midagi rääkinud, see on nagu tõsine asi ametlik. Ja kui sa seal oled valetanud, siis saab sind kongi panna. Panna vangi. On kuritegu valetunnistuse andmine vandal, nii ja nii. Et kui nüüd tulevad välja uued paberid, kus ikkagi, peaksid nagu mäletama, et need siin on sellised pildid ja sellised videod ja veel natuke rohkem siin kirjavahetust asja. Et siis võib asi nii halvasti minna, et ei olegi vaja neid pedofiiliaid ja verejoomisi ära tõestada, et valetamine on juba tõestatud, et selle kõige pealt vangi ja küll siis nagu uurib edasi. No aga neid on nii palju, aga need ei mahugi, need tuleb see Tartu vangla tuua kõik siis, siin on tühjad. Kambrid on tühjad, saab siia täis. Üks murjanitel seal huvitav nendega asju ajada. Hillari ja Bill ja nüüd oli ju seal üks rahandusminister äsjane veel ja et seal, aga seal ei ole kedagi nagu päriselt vangi pandud nagu Euroopas, et Ameerika on ikkagi nagu nii liberaalne, et seal see väike vägistamine nagu nii tähtis ka ei ole. Aga eurooplased võtavad tõsisemalt ja seal ikka topivad kongi 1,2 ja uurivad ka ametlikult asju. Aga selline jah, et see Epsteini asjad siis läksid kuu sees nagu edasi ja kisakära oli palju ja elevust ka ja vandenõuteoreetikutel muidugi sükes nende juttu ikka umbes nii, et kõik on õige, mis me räägime ja sinna pole kisub. Aga nagu ikkagi nagu käerauad ei klõpsata kinni, et see nagu teeb veidi nagu rahutuks, et kuidas siis need jälle niimoodi, et üldse ei mäleta. Aga läheme siis edasi sellega, et Eestis on ikkagi väga hea elada. Üks uudis, mis seda tõestab ümberlükkamatult, kuigi maksuküüru uudis oli, et maksuküür nagu ei toonud poodidesse raha juurde. Et siis oli 2 teooriat, et inimesed ikkagi ei olegi seda raha saanud seda maksuküüruga. Või teine asi, et elektriarved ja mingid küttearved on, nagu võtavad selle raha ära ja see poodi ikkagi ei jõua. Aga see, et poodi raha nagu juurde ei tulnud, see on nagu tundub olevat nagu tõsi asi. Kuigi ega neid statistikaid ja... See võib-olla tähendab seda, et ka ennem ei olnud siis. Juurde ka ei tulnud. Juurde ka ei tulnud, jah.
Küür oli, küüru ei ole, raha ikka ei ole. või siis rahapoodi ei jõua, tähendab osta sellest ikka midagi ei saa. Et selline lugu. Aga on ametnikke või selliseid olulisi isikuid, kellel siiski nagu raha liigub. See ei ole nende enda raha, see on riigi raha ja selle puudust ei ole. Et räägitakse sellist edulugu, see on tõesti üks edulugu, sest neid kosmoselaevu meil ju veel praegu ette näidata ei ole. Ja hävitajaid ja aatompomme, aga meil on ette näidata kriisijuhtimiskoolitused. Neid oli siis umbes 10 tükki, mida korraldas Riigikantselei. Ja korraldas, see on nüüd pikantne selline nüanss, need on mingid suvalised koolitused, vaid just need kriisijuhtimiskoolitused, mis siis toimusid kuskil Tallinna lähedal Spaal ja läksid maksma siis kuskil palju, mis sa pakud? Spaas oli jah? Ja kuskil Spaas jah. Mis see Spa pilet tühi on? Paar kümpi? No näed, 160 000 läks ära, nii et seal, kas oli neid pileteid siis väga palju? Kui 20-ga jagada, oskad 60 000, 600. Oi, tuhandeid pileteid nagu tuleks välja. Aga võib-olla oligi seal kogu, palju seal inimesi saab Riigikantseleis töötada, seal ei ole ja väga palju. No ma ei tea, 200 inimest. No ma ei tea, siin Riigikogu Kantseleis on küll 200 inimest. No seal on siis ka. Aga milleks neid seal üldse vaja on? Aga ütleme nii nagu ERR ütleb, et sadu. No ütleme sadu ja kuidas siis tuhandeid piletid, no ja samas kui 10 korda, eks ole. Kõik 100 inimesed 10 korda. Mõni käib mitu korda, tuleb välja sisse. Ja seal olid veel spa teenused ka. Seal muud asjad ka. Paned veel 20 otsa. No ja võib-olla veel väike seal sakuska ja midagi. No ikka, no kuidas sa kriisi juhid, eks ole. Kuigi minul tuli hoopis selline mõte, kriis, nagu jõugutad, et kriis on, et siis ei ole raha, ei ole vett, ei ole bensiini, midagi ei ole. Et poleks nad panna sellisesse olukorda need ametnikud seal, et viia nad lihtsalt kuskile kangi olla. Metsa, võsasse, lihtsalt panna sinna nüüd juhi kriisi, sest midagi ei ole. See on praegu Tallinna maha põlenud, eks ole, pommitatud, enam ei ole. Sina oled nüüd elus ja nüüd me pääsesid kuidagi siia võssa, nüüd sa oled siin ja nüüd hakka kriisi juhtima, palun. Aga see, kui see Tallinnat pommitati, seal oli ju need kväärid olid ees, et karjusid selle varemete otsas, sinna ei saa ka minna. No jah, see on ka kriis, aga ütleme, kui äkki see kriisi puhul, siis tulebki spaasse minna kuhugile. Võib-olla siis see on nagu see lahendus. No väga loogiline, jah, just nimelt. Et spaasi on Eestis hästi palju. On. Lähed sinna. Abias on kooli, praegu on remondis vist, aga kooli juures on ka ujula. Lähed ujulasse peitu. Lätlased välja, meil on kriis, me juhime siin, mida te siin solberdate välja. Kadjakad oma koju. Küllap leiab ka külmkapist midagi, mida hamba alla pista, vett. Kooli külmkapp on kahtlane asi, päris kindel ei ole, mis seal on. Aga spaas ikka, kuna koivad. Jaa, vaatame. Austreid, mis on kriisi ajal veel tarvitad? No mis seal on siis? Ma ei tea. No ikka midagi hea. Põrsapraadi ja. No jah, verivorst. Anemaksa, pasteeti. Peotoidud, torti kindlasti. Sa kriisijuhid pole torti, šampust midagi ei ole. Nõme. Šampust ikka. See on paras kriisi puhul kasutada. Kringel kindlasti peab olema laual. Kringel on Eva tervist. Kriisikringel. No ma ei tea. Kriisimulli. Singi juustu kringel, aga jah. Kriisi puhul käib küll. Jah, uhad selle seal peenema poe viinaga alla ja küll see kriis sujub vaikselt. Aga lobsterit, see ei ole vist päris kriisid. Võiks olla küll, mis ta siis on, Homaar kuninga moodi kriisijuhtimis. No vähemalt nad teavad nüüd, kuidas seda nagu juhtida, siis kõik need, kes käisid seal. Jah, et see on hea teada, et kui nüüd kriisiks läheb, siis meid juhitakse selles kriisis hästi ja me teame ise ka kuhu poole hoida. Spaasse. Esimese spa poole. Ja kui spaad ei ole, mis siis? Otse ujulasse. No jah. Jõkke, merre, vette. Allikasse. See on ka, minul juhtus niimoodi, ma olen militaarselt suhteliselt nagu haritud, keskkooli lõpus oli, ma ei tea, kas sinul oli, aga minul oli küll selline nagu sõjaväelaager 3 päeva. Oli. See oli Tapal kuskil, tanki polügoonil. Pufaik oli seljas ja koolivirumi müts oli peas ja pidid automaadiga tulistama kedagi. Sa pidid selle augu ka kaevama. Augu pidi ka kaevama. Meil sama asi pandi auku kaevama. Pidi pikali olla ja siis kaevama. Ma vaatasin, hakkavad seal kaevama, päike paistab, õudne. See oli nagu kõrb, sellised praod olid seal. Olid. Laiad praod.
mis siin oma labida sinna prakku, ütlesin, no mis ma nüüd teen, ohvitser, et noh, mul labidat ei ole, aga sõda on tulemas, et no mis nüüd saab, kaevikut ei saa ju kaevata, sa otsid lohulamad seal, siis ma otsingi lohulama siin seal, pinginaver vaatas, ta ei viitsinud ka, viskas ka labida, sõna proua otsis endal lohu, me labasime, päevitasime, teised kaevasid auku. Aga see pidi kaevama just pikali olles. Aga ma ei viitsid pikutada, siis ma kaevasin isturi nagu väike laps seal liivakastis. Ja see ei sobinud, sest vaenlane näeb muidu. Ja käskis ikka pikali olla, ma ei, mina pikali ei viska. Aga ja võt sa räägid, et jõkke. See on nagu see sama loogika, et kui ei saa spaasse, siis lähed, eks ole, ujulasse, kui sa ujulasse jõkke, merre, võibolla kanalisatsiooni torgusse, no kuskile. Vanasti ju, kui Liidia Koidula kirjutasid jante, siis oli kogu aeg, et tütar taheti panna mehele, kui mees ei sobinud, siis läheb jõkke. Kriis, täielik kriis. No et see näed, kriisi juhiti juba omal ajal, aga mitte nii edukalt nagu praegu. Ei olnud spaasid, ei olnud siis, noh, et siin meil ei olnud minu teada. Siin ei olnud, jah, sa pead minema kuhugi Rooma termidesse. Jah, Karakalla termidesse, hullama seal. Nii, aga ühesõnaga nüüd meil on selline positiivne uudis ka leitud veebruarikuust ja ma arvan, et rohkem ei tohi uudiseid puutuda, see asi läheb väga käest ära. Käest ära, jah. Me ei hakka isegi sellest Pevkuri rännakutes rääkima, sest ma ei tea, kas see hakkas tulema juba veebruaris või oli ta märtsis, kes seda enam mäletab. Mina ütlen alati märtsis, siis ei pea rääkima. Ma olen nagu Hillary Clinton, ma ei mäleta. Ja ma olen nagu Bill McKinnon, mina ka ei mäleta midagi. Nii et selle väikse mälulüngaga lõpetame tänase mõnusa olemise ja järgmise korrani siis juba, mis meil järgmisena tuleb peale märtsi? Aprill. Kohtumisena aprillis.